Olen jõudnud pärapõrgust hoopis Riia kesklinna. Vaat nii, plaanid natuke muutusid. Nüüd teeme uued plaanid. Vaatame, lähme praegu seakooti sööma. Selline mõte tuli, et jah, seakoot on hea. Vaatame, mis edasi saab. Midagi ilmselt saab. Ja kus me ikka seda seakooti sööme, kui mitte Liidos. See, kes on käinud Riias, on kindlasti käinud ka Liidos. Kuigi see mees ei ole siin Liidos kunagi käinud. Aga no siin Liido alumisel korrusel on selline, ütleme niimoodi täiskasvanute Liido, kus saab natukene teisi 18+ Liido. Natuke teisi roogasid ja alkohoolseid jooke ja lähme nüüd siis sööme seakooti. See natukene kompromismine. Mul oli ka, ma vaatasin. Kui seda pilti nüüd näete, siis see ei ole seakoot. Välja, et Liido seakoodi osakond on suletud. Peab sööma tavalist Liido toitu. Aga no sööme päev otsa pole midagi söönud ja õnnes. Tegelikult ei tohi söögi kohta tühja kõhuga tulla, eks ju. Me oleme täna päev läbi söömata. Ma võtsin endale kartulid, võtsin kanafilee, võtsin mingisuguse bratwursti, võtsin salati ja siis võtsin veel purksi ka juurde. Jesus Christ. No ja siis üks õlu ka veel, et ma ei usu väga, et ma seda kõik ära söön. Ja siis nagu Urmas ütles, et siis on kõhti täis, et läbi hotelli magama. We'll see about this. Ongi söödud. Kõht on liiga täis. Mõtlesime, et lähme siis hoopis jala linna natukene seda söödud asja allapoole loksutada. Esimese maamärgini on 2,7 kilomeetrit. No, veits kõnnime. Oleme jõudnud Riia vanalinnas Delirium baari. Huvitav nimi. Istusime maha. Võtsime mingid väiksed joogid. Gin tonic. Õlu, gin tonic. Päev hakkab lõpule jõudma. Töö on hea. Aga ma ei tea, kuidagi ära hakkab vajuma see õhtu. Peab vist natuke rohkem gin tonicit jooma. Hommik. Eile õhtul siis midagi väga huvitavat ei teinudki, käisime mõnes baaris ja võtsime mõned väiksed ringid ja siis jalutasime tagasi hotelli. Pühapäev on, see tähendab seda, et vaikselt hakkame kodu poole tagasi liikuma. Vaatame võib-olla veel mõned kohad läbi.
ja nii ongi, ega ma rohkem ei oska praegu midagi öelda, et ilm on ilus, väljas on soe. Liigume Eesti poole vaikselt. Kaua sul läheb? Tere hommikust! Just rääkisin praegu, et te läksite poodi. No, tühjade kätega tulin tagasi. Suht mõttetu atlet oli. Okay. Kaua vaikselt pakkima või? Mul on vaja kuss poodi pealt võtta. Sama siin. Ma olen... No kell on 11.06. 20 oled väljas või? Ma olen küll. Toi. Jõudsime sellisesse kohta nagu Mežgardzems, mis on siis endine Nõukogude armee asula, väeosa, kus osa sellest on nii-öelda uusarenduste alla juba jäänud, aga teine pool on siis maha jäetud ja metsa kasvanud ja siin on sellised huvitavad nõukogudeaegsed propaganda, noh, ütlen, propagandasildid, propagandaseinad, mis on ilmselt kokku kogutud siit erinevatest kohtadest. Ma ei usu, et see meil originaalasukoht siin on, aga äge on see, et nad on nii hästi siin säilitatud. KPSS, Lenin ja Marx siin. Учебное место номер 2. Jah. Võitu, et neil on siin nagu... See on number 2, see õppimiskoht. Jah. Miks neil nagu Kubemäe piirkonnast kuidagi märjaks on läinud? Nüüd oleme jõudnud sellisesse kohta nagu Murjani. Mitte, et siin Murjanid elaksid, aga siin olen. Aga siin on selline äge olümpiasportlastele kunagi ehitatud bobikelgurada, mille algus on tõenäoliselt kuskil siin. Siin on need betoon aluspostid on näha, aga ülemine ots on suht ära lagunenud. Allpool on täitsa enam vähem ja vahepeal paistab sealt, et on hakatud isegi seda taastama, mingeid uusi laudu panema sinna või brusse, nii-öelda uut põrandat ehitama, aga noh, see on siin pole nagu midagi eriti alles sellest jäänud. Ma ei saagi aru, miks vahepealt parandatakse siis seda. Äkki nad kuskilt madalamalt arvavad, et hakkavad kasutama midagi. Ma ei tea, mida nad siin tegema hakkavad siis selle juurde. Ei ole ju mingisugune seip. Bobi seip ei olegi seip, aga nagu selles. No, nüüd tundub, et on kõik. See oli viimane checkpoint praegu, mida me siin külastasime. Meie 2-päevane Läti trip hakkab läbi saama. Ei oskagi midagi öelda. Nii ja naa oli, on huvitavam olnud, on igavam olnud. Midagi siit Lätist ikka leiab, kuigi iga kord, kui
ära lähed, siis mõtled, nüüd on kõik nähtud. Ja iga kord leiad midagi jälle, mida ei ole näinud. Aga jah, see on maantee ääres suhteliselt see koht, et keda huvitab, võib ilusti üle tulla vaatama. Päris okei on. Ei tea, kui rohkem midagi ei ole, siis nii ongi. Järgmise korrani. Sellest, et politsei tegi trahvi. Me oleme siin kuradi kuskil tee läks ka selliseks, et